so. No, 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 I don't think so. No, 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 it's never, ever, 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 ever gonna happen. Tulime Otepääle mu vanemate juurde, kell on mingi 11 õhtul ja meid ei taheta kahjuks sisse lasta. Me oleme 5 minutit koputanud kõikidele ustele. Ei võta vastu ka või? Ta raudselt mingi magab. Kui ta vastu võtab, siis ütle, et noh, ujuma. 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 Magamas oled. Kuule, aga saad sa äkki välisukse lahti teha, et me oleme siin ukse taga natukene sul. Jah. Aitäh sulle. Kas minu tehtud söök ei toida sind piisavalt, et sa pead tulema siia kohe sööma või? Ei, mul lihtsalt on õhtuoode. Õhtuoode, jah. Pasta bolognese. Aga enne kui ma saan magama minna, kell on 23.05, nii et ma pean veits vaikselt rääkima, sellepärast et kõik magavad. Ma pean tegema leiba, või noh, ma tahan teha leiba, sest et meil saab otsa. Ja noh, kuna see leivategu on ülipikk protsess, siis ma alustan täna õhtul ja lõpetan ilmselt homme õhtul. Mul on kõigepealt siin juuretis. Esimese juuretise ma sain Kevini emalt ja see juuretis on nüüd minu enda tehtud, nii et ma loodan väga, et see töötab. Homme saame teada. Aga kõigepealt siis leiba tehes esimesel õhtul panen selle juuretise kaussi. Siis läheb vaja liiter vett. Mina teen muide 2 pätsi leiba, nii et selles koguses saab 2 pätsi leiba. 500 milliliitrit. Liiter. Nii, segan korra ära. Parem kõige parem oleks kasutada puidust losikat, aga mul ei ole. Nii, ja nüüd rukkjahu. Esimesel õhtul tervet jahu ära ei pane. Ma panen seda jahu siia tunde järgi, aga niimoodi, et see asi mul siin tuleks umbes hapukorra paksune. Nii, ta on mul nüüd umbes sellise paksusega. Ma katsin ta rätikuga ja ma pean ta panema kuskile soojasse kohta. Ja ma panen siin ahju peale, sest ma arvan, et seal on siuke mõnus soe praegu. Ja see peab siin nüüd olema 12 tundi. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that could make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous, but I don't give a fuck, I'ma keep chasing. I got all this potential that's deep inside of me, but they hate when you're successful. Üliilus ilm on, kuigi natuke külm on, sellepärast ma paningi soojapesu täielikult selga ja lausa 2 soojapesu särki pluss enda paksemad suusakindad, sellepärast et -7 kraadi on ja minu jaoks -7 on juba külm. Ma ei tea, ma olen selles mõttes ilge külmavaras, et väljas mul hakkab kiiresti külm. Aga ma tahaksin suusatada siuke tunnike. Ma ei tea, palju ma selle ajaga ära suusatan, äkki mingi 10 kilomeetrit. They sit there being judgmental because you're trying things, and they just want you to settle and do the right thing. So get a good job, don't slack off. Wake up every morning, make a good impression on your boss. Don't do anything that I wouldn't do. Tunnike hiljem, mul ilmselt tuli natuke alla 10 kilomeetri, sellepärast et mu kell vahepeal läks ise pausile, nii et ta luges ilmselt 1-2 kilomeetrit vähem. Ootan nüüd Kevinit, ma olen nii väsinud, mul miskipärast oli täna nii raske, mul käed väsisid nii ruttu ära, ma ei tea, kas on asi selles, et oleme juuksis palju kätetrenne teinud täna või mis iganes. Ja pulss oli nii kõrge, aga noh, sellel aastal ei ole eriti suusatada saanud ka, nii et võib-olla sellepärast ka on veits raske. Nii, on järgmine päev, see on umbes, ma ei tea, mingi 16 tundi hapnenud, käärinud, kuidas iganes selle kohta öeldakse. Ja see näeb hetkel välja selline. Ja sa tead, et asi on õige, kui terve tuba lõhnab käärimise järele. Nii, segan korra läbi. Ja enne, kui ma hakkan siia muid asju lisama, võtan ma siit natukene seda tainast, sest see on minu järgmise leivadeo juuretis. Ta on suht tunde järgi, kuigi ma tahaks juba umbes 100 grammi. Nii, ma arvan, et nendest piisab. Aga nüüd hakkame päriselt tainast siis tegema. Kõigepealt, ütlen ausalt, ma panen jahu ka üsna tunde järgi. Kõigepealt ma panen täistera rukkjahu.
kusjuures see on alles teine kord, kui ma teen seda leiba ja esimesel korral mul tuli väga kõva, sest ma panin liiga palju jahu, sest ma ajasin detsiliitrid ja grammid segamini omavahel. Nagu ma aru sain, siis see konsistents peaks tulema umbes nagu selline mudane. Ah jaa, tähtis asi, mis ma unustasin, suhkuresool. Ma panen, ma ikka panen sellepärast, et see tainas on ju täiesti maitsetu ja ma kasutan pruuni suhkrut kindlasti. No niimoodi. Lisaks rukkijahule panen ma ka rukki linnase jahu, see on selline pruuni värvi. Seda ma panen vähem kui tavalist rukkijahu ja siis mina panen ka seemneid, sellepärast et seemneleib on nii hea. Mina kasutan, see ongi selline seemneleiva segu, poest saab seda ja see on vist natuke üle 1 euro mingi. Nii, minu tainas on umbes sellise konsistentsiga nüüd. Ma tegin leivataine vormid juba võiga kokku ja nüüd on ka aeg see leivataines siia panna. Mul on 2 leivavormi, üks on natuke väiksem. No nii, vormid on valmis. Nüüd ma panen need uuesti rätikuga ahju peale. Nad on seal 3-4 tundi ja loodetavasti nad kerkivad. Kui ei kerki, siis ma olen midagi valesti teinud. Nii, on järgmise päeva õhtu kell 8 ja nüüd ma saan lõpuks leivad ahju panna. Mulle tundub, et see ei ole eriti palju kerkinud, aga ma loodan, et see vähemalt küpseb ära ja maitse on hea. See peab tund aega ahjus olema. See näe kaamera. See oled sina siin. Nunnu oled ju, nii nunnu oled ju. Õde küpsetab leiba sulle, et sina oled leivamammu fänn. Nii et õde küpsetab sulle 2 suurt leiba. Loodame, et need tulevad välja ka. Valmis! No nii, tõehetk. Kas teine kord on hea leib? Võib-olla 3. korda ka tegema, sest et 3 on kohtu seadus. Okei, see on selline värv on õige, aga mulle tundub, et mulle tegelikult tundub, et ma pean selle natukeseks tagasi ahju panema, sest et seest on natukene toores. Aga kusjuures kokk on armunud, sest et ma ei tea kuidas, aga ma veits soolasin leiva üle. Ah jaa, tähtis asi, mis ma unustasin, suhkuresool. Ma panen, ma ikka panen sellepärast, et see tainas on ju täiesti maitsetu. Ja kokkuvõte minu teisest leivateost on ülejärgmine hommik sellest, kui ma selle leiva tegin ja põhimõtteliselt see tegelikult väga hea, kui sa paned siia kurki peale, juustu peale, aga kindlasti ei peaks leib olema päris selline, see peaks olema kohevam, see on natuke nätske ja ma kindlasti soolasin selle üle, ma ei tea kuidas, või me kõik nägime, kuidas ma selle üle soolasin. Nii et kui siin vaatajate seas, kui keegi teist on siuke leivaekspert, palju küpsetanud alati tuleb välja, siis te võite kommentaaridesse kirjutada, mis mul võis valesti minna või üldse anda nippe, kuidas teha paremat leiba, juuretist ja kõike seda. Kõik nipid on teretulnud, sellepärast et ma tõesti tahaks selle teo selgeks saada ise iganädalaselt leiba teha. Ma olen viimasel ajal aru saanud, et ma pean hommikul kohe hakkama tegutsema ja mitte jääma telefoni scrollima, et mul oleks nagu päeval rohkem energiat ja samamoodi on see, et ma pean ennast panema üsna hommikul ikkagi nagu valmis, ehk siis kambima juuksud ära, panema veits ilusamad riided selga, tegema mingi näo pähe väikse, et mul oleks rohkem energiat, sellepärast et kuna enamus ajast ma töötan kodukontoris, siis mul on komme jääda nagu nendes hommikuriietes sassis juustega ja siis mul ongi terve päeva selline üliväsinud tunne või siis tuleb energia sisse alles, ma ei tea, kella 1 päeval. Muidugi ka ilm mängib palju rolli, näiteks praegu on mega ilus päike väljas, ilus talveilm ja sellepärast mul juba on rohkem võib-olla energiat üldse tegutseda. Samamoodi voodi kohe hommikul ära teha annab energiat. Nii et nüüd ma siis jälle üritan nagu seda teha, et ma kohe hommikul veits sätin ennast. Me ostsime nädalavahetusel ära lennupiletid meie selle aasta reisile ja see on meil nagu selline ainuke suurem reis sellel aastal ja mõtlen, kas ma ütlen teile või ei ütle. Samas nagu nüüd mul on see, et ma ei taha rääkida asju, mis ei ole 100% kindlad, sellepärast mulle tundub, et see on kuidagi ära sõnumine, aga kuna meil on nagu lennupiletid ostetud ja ära makstud, siis see nagu tundub kindel. Nii et okei, me lähme augustis Islandile ja see on minu unistuste reisi sihtkoht olnud üli kaua.
me lähme 9 täispikaks päevaks, kokku 11 päeva ja meil on plaan minna road trippima ehk me ei võta ühtegi hotelli, Airbnb-d, mitte midagi, me oleme 9 päeva autos ja sõidame ringi. Ja nüüd me otsimegi seda autot praegu, see on teine asi, mille me tahame ära planeerida, aga need on nagu hästi kallid. Kõige odavam, mis me oleme näinud, kus saaks ka nagu magada mingi 2000 eurotist ja see on tõesti põhimõtteliselt kõige odavam. Peame kindlasti raha koguma selleks reisiks, kõrvale panema iga kuu, aga ma olen nii elevil sellepärast, sest see on tõesti mu unistuste reis, üks minu unistuste reise ja sealt ma teen ka kindlasti, ma loodan, et iski mitu vlogi. Ma vist peaks endale uue küünteaja panema, aga need on üsna välja kasvanud. Aga need on üllatavalt hästi nagu püsinud mul. Tavaliselt mul murduvad küüned hästi ruttu ära. Me käisime nädalavahetusel Keviniga ka pildistamas üle pika aja ja minu arust nende piltide vibe on täiega juba selline Islandi vibe. Ja ma küsisin ka siin Insta captionis, et mis te arvate, kuhu me reisime. Ja Island arvati päris ruttu ära. Nii et minge vaadake Instas neid pilte ka. Nii. Mis me aastapäeval teeme? Mis sa teha tahad? Ei tea, näitan sulle. No. Meil on 1. jaanuaril aastapäev. Mida ma ajan? 1. veebruaril. Parem. Sorry. 1. veebruaril on meil aastapäev, meil saab 6 aastat täis. Ja me mõtleme, mida teha. Kuuta näitas. Mõtlesime spaasse minna. Põhiasi, mida me aastapäevadel teeme, ongi spaades käimine. Me oleme nii originaalsed. Nii originaalsed, jah. Aga me ei taha liiga palju kulutada ka, sest et on vaja Islandi reisijaks raha koguda. See on kuskil Riia lähedal mingi eraldi maakohad, mingi siuke, kus on spa ka, aga see näeb siuke ülivana välja. See tundub päris huvitav. Siin oli vist õhtusöök ka hinna sees. Ei, mis siin põhiasi oli? Vaata. Meil oleks toas voodi kõrval vann. What? Lahe. Nii, vaatan praegu hookus-pookusest neid erinevaid pakette ja kuskil Lätis on selline koht, kus sul on voodi kõrval reaalselt vann. Nagu ülikool, mingi 180 €, mingi Jonathan Spa Estate hotellne. Ja, me jääme nüüd otsustama. See on sinu märk vaadata üle kõik tellimused, mis sa oled oma Google kontoga teinud. Sellepärast, et mina just vaatasin ja tühistasin 2 tellimust, mida ma absoluutselt pole kasutanud, ma arvan, aasta aega. Ja ma säästsin 18 €. Ma olen iga kuu maksnud 18 € nii, et ma ei kasuta asju. Ja te ilmselt küsite, et kuidas ma seda teen, kus ma seda näen. Mina praegu, seda peaks saama telefonist ka, aga mina praegu lähed siia Google konto haldamine, siis siin kõrval on maksed ja tellimused. Kerid kõige alla ja siis siin ongi tellimused, tellimuste haldamine. Vajutad selle peale, mis sa tahad tühistada ja siis paned lihtsalt tühista. See on põhimõtteliselt tasuta raha iga kuu kätte. Teate, nüüd tulumaks tõusis 2%, nii et tühistage oma kasutamata tellimused ära ja te saate selle 2% omale mujalt tagasi. Jõulude ajal läks selles mõttes mu toitumine suht lappesse, et ma hakkasin nii palju magusat sööma. Ma arvan, et mõnel päeval ma sain magusat rohkem kui soolast. Nii et ma olen jälle hakanud otsima selliseid tervislikumaid, magusaid snäkke, magustoite. Ja eile ma leidsin sellise tervisliku browni retsepti, mis tundus, et see on isegi hea. See läheb siin suht kokkamise vlogiks kätte, aga mis teha. Mulle meeldib kokata. Oodake, ma näitan teile pilti sellest brownist. Vaadake seda pilti, see näeb nii sueratav välja. Selle retsepti järgi neil on kirjas, et ühes tükis on alla 100 kalori, sest et seal on kasutatud suhkruasendajat ja põhimõtteliselt see tehtud jogurtiga, nii et proovime. Ma panen siia terve potsikude ja kreeka jogurtit, siis suhkur, aga mina kasutan suhkruasendajat tegelikult. Täpsemalt seda, mul ei tule hetkel meelde, mis selle nimi eesti keeles, mingi eritrool või mis iganes. Aga ma kasutan seda, sest see tundus nendest suhkruasendajatest kõige sellisem looduslikum, kuigi ma tean, et suhkruasendajad ei ole ka eriti head, aga 0 kalorit. Nii et kus ma oma suhkru, ja ma panen selle suhkru siia. Segan jogurt ja suhkru kõigepealt juba läbi ära. Ja siis ma sulatasin mikroõlenahjus šokolaadi. See läheb ka kohe osa šokolaadist siia taina sisse.
segame kõik läbi. Oh my god, see näeb juba nii hea välja. Appi, see šokolaad hakkab juba kivistuma siin selle külma veega jogurti, sest ma oleks võib-olla pidanud ootama, kuni see šokolaad veits veel ära jahtub. Sest see ei ole nagu sujuv tainas. See on reaalselt nagu tükiline, aga šokolaad suleb küpsetades ära, nii et ma arvan, et see on okei. Ma võikski lihtsalt vabalt süüa nagu kreeka jogurtit šokolaadiga. Siis mina kasutan mandlijahu, kakaopulber, küpsetuspulber. Sorry, ma teen lahtiste juustega süüa praegu. Ma ei tulnud selle pealegi, et mul pole patsi. Aga ma teen neid ainult ise endale, on ju? Ja sellepärast ma ka sõin lusika pealt, et ma teen ainult ise endale neid ja Kevinile ka. Nii et ärge muretsege. Kui külalised peaks tulema, siis ma ikka panen juuksed kinni ja värki. See on päris selline tihke tainas, aga siia vist tuleb piima ka veel veits. Siuke natukene piima ka oli retseptis. Nii, ja veel šokolaaditükke ka. Mul on omad kahtlused selles osas, kas see üks tükk on ikka alla 100 kalori. Sest et isegi tumedas šokolaadis on ju nii palju kaloreid, pluss mandljahus ka. Sa pead mingid ilgelt väiksed tükid raudselt lõikama, aga kindlasti see on ikkagi natukene tervislikum kui tavaline brownie, seda kindlasti. Ja ma ei loe nii tegelikult kaloreid, nii et... Ja nüüd läheb see umbes 25 minutiks. Nii et näeme 25 minuti pärast. No, ütleme nii, et ma ei ole päris kindel selles. Esiteks, see on üliõhuke. Teiseks, see veits laguneb koost. Ilmselt oleks pidanud rohkem jahu kasutama. Aga maitse on nagu selline enam-vähem. See ajab asja ära, ütleme nii. See ei ole nagu midagi liiga erilist. Aga teate, ma arvan, et vaniljajäätisega oleks see ülihea. See meenutab natuke maitselt laavakooki, aga nagu selline dieetversioon sellest. Ma unustasin lõppu filmida teile, nii et ma arvan, et siin ma võtangi vlogi otsad kokku. Nagu ikka, pange like, subscribe, minge vaadake minu Instagram üle ja järgmises videos võtan teid kindlasti ühele coolile photoshootile kaasa ja vaatame, mis veel saab. Nii et tšau!